Tutvustage ennast lühidalt, mõeldes neile, kes teie nimega võib-olla nii palju kursis ei ole. Tere, mu nimi on Deniss Krabe, olen 30-aastane, tegelen piljardispordiga, et see ongi minu tööks ja võistlen üle maailma ja teenin siis sellega endale elatist. Milline õpilane oli Deniss Krabe? No kui ma nüüd päris aus olen, siis eks ma suhteliselt selline laisk olin ja proovisin läbi libiseda võimalikult väikse vaevaga. Aga eks enamus asjad sai ikka tehtud ja ma arvan, et sellest koolis käimisest oli kindlasti kasu. Yeah, he's trying to just, oh my, he didn't even get there. He didn't, no. It is, close. I think he can hit it with a level outside English and still make it. Yeah. Well, we're going to get a camera angle, I believe, to look right at this, right down the throat of this shot. Ooh, it's tight. Not anymore. We got Dennis in the way there. Here we go. Okay. There we go. So like I said, I think he can hit it with just a little flick of left English. Like, don't even worry about the 9 being there. Like you would normally aim, throwing the ball in, and it'll be fine. Definitely won't foul. It's just a matter of don't let up on it. You hit it thick. Kuidas te enda jaoks piljardi avastasite? Isal on piljardisaal ja eks ta tiris mind sinna, kui ma olin 6-aastane. Ja sealt see kõik alguse sai, eks ma juba 7-8-aastaselt sain Eesti meistrivõistlustel medali täiskasvanutes siis. Ja 14-15 olin, siis nagu hakkasin tõsisemalt sellega tegelema. Mis on teie karjääri tipphetked ja mille poole te praegu siite? 2016 olin maailma 5, siis MM-il, 3 korda olnud Euroopa 3, 33-kordne Eesti meister, aga ikka maailma parimaks. Mis inspireeris teid piljardit mängima ja kas teil olid mõned eeskujud? Eks see tuligi isast põhiliselt, et tema mind suunas sinna ja tema kogu aeg õpetas, et eks kõik asjad algavad noorest peale ja tulevad nii-öelda lapsevanemalt, et see, mida sa ise noorena teed. Et eks ta sealt hakkas pihta ja kui mul läks suhteliselt hästi ka, siis ma mõtlesin, et miks mitte sellega nagu tõsisemalt tegeleda ja eeskujudeks oli Mika Immonen Soomest ja Niels Veien, keda ma vaatasin, et ikka, et tahaks küll kunagi olla nendesugune. Ja nüüd tihtipeale ma neid võidan, et nüüd me oleme nagu võrdsed selles suhtes. Kuidas näeb teie tavaline argipäev välja? No hetkel tänu koroonale on suhteliselt vähe võistlusi, tähendab üldse pole, et nüüd eelmine aasta märts, kui ma tulin Vegasist tagasi, et senimaani polegi ühtegi võistlust olnud välismaal. Aga nüüd ma arvan, et varsti hakkab jälle pihta, kui siin need vaktsiinid ja see koroona ära kaob, et loodetavasti saab jälle selle karusselli peale, et tihtipeale on 3-4 turniiri, välisturniiri näiteks 6. Et siis on niimoodi, et tuled koju, pakid asjad lahti, pesed ära ja siis lähed jälle uuesti minema, et see päris selline keeruline on, aga no praegu üritan siin teha üldfüüsilist, et käin sulgpallis, jalgpallis, kui vähegi võimaldab ja siis tegelen isa äride ja asjadega. Nagu te ütlesite juba, siis te olite noore seas väga edukas. Kas see on ka kuidagi teie õpitulemusi mõjutanud? No selles mõttes, et eks ma suhteliselt palju pidin välismaal olema, et ma kindlasti puudusin tundidest võib-olla kõige rohkem üldse klassis. Peale nende, kes muidugi lihtsalt niisama ei käinud. Aga ma arvan, et väga palju ei mõjutanud, et sai kõik järgi teha ja ei olnud hullu midagi. Millised oleksid teie nõuanded näiteks noortele piljardimängijatele, et kuidas nad saaksid karjääri teha? No kõigepealt ikka töö, tahe, motivatsioon, keskendumine, õppida parematelt ja kuulata targemaid.
aru. Okei. Tutvustage ennast lühidalt, mõeldes neile, kes teie nimega kursis ei ole. Ma olen Iiris Vesik, ma olen laulja, laulukirjutaja ja muusik. I guess õpetaja nüüd ka. Teen laulutunde, laulukirjutamistunde ning on muusikat ja mis on üks teie eredamatest mälestustest, mis teil kooliajast meelde tuleb? Nii palju on neid mälestusi. Igast, mis on, õpetajate päevad tulevad meelde, sellepärast et need olid tavaliselt kõige lõbusamad ja mingid stiilipäevad või mingid stiilinädalad, kõik klassis olid valges või kõik klassis olid roosas, see oli like that, see oli tore. Kuidas valmis 2013 aasta muusikavideo tiitli pälvinud lugu Tigerhead? There's a voice that keeps on saying Kuidas see valmis? Ma kirjutasin selle klaveril ja siis ma olin selles kohas, kus ma alustasin produtseerimist. Ning tegin selle loolu, hakkasin seda produma ja siis sain aru, et ma ei oska üldse produda. Aga ma teadsin sellist väga, arvatavasti Eesti ühte kõige paremat produtsenti Jago Tepandit ning ta aitas mul selle lõpuni produtseerida. 2016 sõlmisite kirjastuslepingu plaadifirmaga Universal. Mida on see teie jaoks muutnud? See aitas mul üldse siia kolida pärast ülikooli lõppu. Ilma selleta ma ei tea, kuidas ma oleks siia kolinud, sest mul ei olnud garantööri. Kui tihti te külastate Eestit ja kuidas väldite koduigatsust? 2019 ma külastasin Eestit pea iga kuu, sest et ma olin andsin Otsakoolis loenguid ning lendasin päris tihti edasi-tagasi. Ning jumal tänatud sellepärast, et ma nägin oma vanaema ning ma teadsin, et vanavanematega on nagu on. Aga hetkel ma olen Londonis ja ma ei saa mitte midagi teha, ma ei saa Eestisse tulla ja igatsen Eestit väga. Kes või mis inspireerib teid muusikat kirjutama ja mis on teie enda lemmiklugu oma repertuaarist? Ma ise kuulan ennast kogu aeg. Minu sõbrad inspireerivad mind kõige rohkem muusikat tegema, kui ma näen, kui palju ja kui tihti nad teevad seda muusikat ja kui südamest see tuleb, siis see inspireerib mind. Sõbrad nii Inglismaal kui Eestis, et Eestis ka mu sõbragrupp ikka aktiivselt tegutseb ja ning kui sa näed, et keegi teine seda teeb, siis sul endal tekib ka, et nagu, come on, miks ei tee? Kuuled teisest aastat, keegi teeb mussi ja mingi, miks ma praegu ei tee mussi? Ja eks see whole name of the game of muusika suhtes ongi see, et nagu kui palju sa tegelikult saad seda teha ja kui palju sa seda tegelikult teed. Teil on väga julge stiil, mis väljendub nii teie välimuses kui muusikas. Kuidas on see teil aja jooksul kujunenud ja miks? Ausalt öeldes, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan iseendaks. Kui ma olin noorem, siis ma tahtsin näiteks lillasid juukseid, aga ma ei julgenud. Ma tahtsin tatoveeringut, aga ma ei julgenud. Ma ei tea, olid nagu mingid seinad ees, mingid sellised suured hirmuseinad minu ja maailma vahel üleüldiselt. Ning mida rohkem ma olen iseendaks saanud, seda rohkem mul on iseendaga mugav ning seda rohkem ma lihtsalt olen nagu ma olen ja see ei ole olnud nagu mingisugune välja mõeldud asi. See ei ole nagu olnud mingi, ma nüüd mõtlen, et ma olen nüüd selline ja siis ma selleks olen. Et see on pigem, et mis ongi, et tõde ei tule leida, vaid vale tuleb lihtsalt jätta. Mis on parim nõuanne, mida olete enda karjääri jooksul kuulnud? Ausalt öeldes, ma vahepeal et ma vahepeal nagu töötasin poes siin Londonis. Muusika, riiete, raamatute, koomiksite poes. Ning see oli täpselt selline, see on pood, mille järgi on tehtud Black Books, kui keegi teab seda seriaali. See oli
hästi põnev koht, kus töötada ja kõik, kes seal töötasid, olid mingit moodi kunstnikud, kellel tol hetkel nagu olid mingi omadega kuidagi hädas. Sellepärast, et et tea, et kuidas sa nagu teed, kuidas sa teed oma kunstist nii-öelda elu sisse toova asja, et sa saaksid nagu elada ka. Ning ausalt öeldes kõige parem nõuanne, mis ma sealt sain, oli muusika suhtes, oli, kui keegi andis mulle, kui inimesed siis nagu rääkisid, et nagu mida nad nagu teevad ja ma sain nagu destilleerisin sealt välja endale kõige paremat nõuannet, mis on number 1, ära mitte kunagi räägi halvasti oma kunstnist. Nagu mitte keegi ei taha seda kuulda. Nagu kui sa oled insecure, ära pane seda välja, eks ju. Aga ära lihtsalt räägi halva sellest, nagu keegi ei taha seda kuulda. Nagu kõigil on raske, kes teevad kunsti. Nagu see võitlus, see mentaalne võitlus, mis on sinu enda peas, see on alati seal ja mida rohkem sa lihtsalt asju välja paned, seda parem sa oled seda võitlust nii-öelda võitma iga kord, kui sa paned midagi välja. Ja kui sul on nagu nii-öelda igal ühel mingi hetk, isegi kui me vaatame sellist tüüpi nagu Bowie, mingi hetk ta ei teinud kõige ägedamat muusikat, aga ta ikka nagu läks edasi ja et isegi kui ta mingi hetk nagu olid mingid albumid, mis ei läinud hästi või tal oli mingi muusika, mis ta ise pärast ütles, et et see ei olnud tegelikult võib-olla see, mis mul kõige rohkem hingest tuli ja nii edasi. Ta ikkagi nagu tegi edasi. Ta ikkagi tegi edasi muusikat ja andis muusikat välja, nii et läbi selle teekonna sa hakkad tunnetama, et mis on siis nii-öelda sinu jaoks see nagu success ja mis on sinu jaoks nagu failure. Ja see on, mulle tundub, et see on nagu iseenese sisemine asi, aga see on ka nii-öelda välimine, et mulle tundub, et kui sa ise ikkagi oled väga rahul, siis kui sellel ei lähe nii hästi, siis sa oled ikka rahul, eks ju. Aga sa oled saanud teha seda, mis sa tegelikult tahad ja mis sulle endale meeldib. Kui sa teed midagi sellist, mis sa hullult mõtled välja, et see nüüd kõigile peaks meeldima ja siis see nagu, isegi kui see siis kõigile meeldib, siis veits nagu seesmiliselt saad olla nagu mingi, aga nagu no suckers, nagu ma teadsin, et neile kõigile meeldib see, sellepärast, et nagu see on, nii loogiline, aga nii igav ja see on nagu selline tühi võit. Aga mis nõuanne. Igatahes, whatever you do, lihtsalt ära räägi halvase oma kunstist. Number 2, mis üks tüüp ütles mulle, kes oli väga-väga pikalt, oli mingi 50. Ja ma küsisin talt, et ta oli ka vist mingi produtsent olnud kunagi ja ma küsisin, what do you think about music and stuff? Ja siis ta ütles põhimõtteliselt, et nagu good music should sell itself. And that's what I understood is good music never just sells itself. Nagu tee nii ägedat arti, kui tahad, kui sul ei ole seda õiget nagu kanalt, millest seda nii-öelda kunsti välja lasta või nagu, kui sa üldse ei pane nagu energiat selle nagu kanali alla, siis see tänapäeva infoajastus lihtsalt see asi potsatab kuhugi ja kaob infomerre. Nii et good music does not always sell itself. Definitely not. Mida on teile Jakob Westholmi gümnaasium kaasa andnud teie eluteel? Teadmisi. Ning ma saan aru, et koolisüsteem igal ühel ei sobi, täpselt selline nagu ta on. Mul on vedanud selles suhtes, mul on suht kiire mälu. Ma kiiresti nagu suutsin kõike nagu mäletada ja siis nagu kirja panna kontrollideks ja siis ära unustada. Aga ikkagi mõnda asju ma ei unustanud ning hiljem elus on see pigem nagu see, et kui sul on päris palju sellist mingi täppisteadus peas, siis tekivad põnevamad ühendused kogu nende erinevate nagu vaariateadmiste vahel. Nii et isegi kui sa nagu õpid mingi asja, sa oled mingi why the f*** do I need to know that? Siis ma ei tea, kunagi kirjutad laulu ja sul tuleb võib-olla mitte täpselt see teadmine, aga selle teadmise ühendus mingi teise teadmisega ning tekib mingi põnev teema, mida sul muidu ei tuleks ja mingi selline arusaamine, mida sul muidu ei oleks. Seega see on olnud hästi hea asi, mida ma olen hiljem aru saanud. Teine asi on see, et me ikkagi lugesime toredaid raamatuid ja ma saan aru, et see on nagu see mingi wellness gurud, mingi all you need to do is read all day, aga nagu tuleb
tuleb kasuks lugemine, kui sa loed, kui sa loed mingit raamatut, mis on kirjutatud inimese poolt, kellel on väga kõrge nii-öelda vibratsioon, kes on oma alas tippspetsialist või nagu, kellel on laialdane arusaamine maailmast. Selle raamatu nii-öelda info nagu tõstab sind nagu lähemale sellele vibratsioonile, kus on see teine inimene. Ning see nagu tekitab sellise põneva nii-öelda pikalt sellise põneva tunde, et sul on nagu põnev elus ja teiste inimeste nii-öelda inimesed, kes mõtlevad maailmast ja suudavad anda sulle edasi seda maailma mõtet. See paneb sind lihtsalt maailmast rohkem mõtet leidma ning see rikastab elu tohutult. Seega mingi igast lugemine rikastab elu ja need väiksed mingid täppisteadmised, kas või mingi bioloogias ja mingi mitokondria of the cell, eks ju. No ikkagi nagu pärast ma hakkad mõtlema, igatahes lihtsalt tuupige, õppige, mõnikord ei saa viisi kontrolltöödes. Ikkagi nagu tundke huvi, olge tähelepanelikud, sellepärast, et sa ei tea kunagi, mida mingi teadmine annab. Ja teiseks, need ühendused, mis selle nagu teadmiste vahel tekivad, sa ei tea kunagi, kuhu sa võid sellistes põnevates mõttejadades jõuda. Et jaa, ma olen väga tänulik, et mul on olnud, et ma olen saanud hariduse. Ma leian, et see on olnud tohutult nagu ma tulin siia Inglismaale ja ma alles siis nagu sain aru, et Jesus Christ, kõigil ei ole seda haridust. Kõik ei saa sellist haridust, nagu meie saame Eestis. Ning see pani mind palju rohkem seda hindama ja väärtustama. Et ma loodan, et ärge mõelge üle, eks ju. Loomulikult kool on stressirikas ja varav ärkamine ja hormoonid ja oh my god, sest kõik selles suhtes on nagu väga stressirikas, aga pidage vastu, et nagu võtke seda, mida võtta annab, sest teile pakutakse palju. Võt, sellised mõtted. Aga jah, kõike head ja paremat ja. Shh.